Tere, te vaatate jälle Kelder podcasti ning täna me oleme siin Fly and Hold saalis ja meil on külas Robin ja Harli. Et kui ma nüüd podcasti juurde lähen, siis ma kõigepealt nagu küsiks inimestelt, et Robin, see on sinu saal siin, kus me praegu oleme, et millega see saal siin täpselt tegeleb? See tegelikult täpsemalt kalisteenikaga ja kalisteenika kõik nii-öelda valdkonnad. Ehk siis jõuvastupidavus, streetlifting, freestyle, baasjõud. Oleneb puhtalt meil ise tahad õppida, mis soov sul on, kas tahad lihtsalt ajada, tahad mingi skill omandada, tahad kätepeseisu õppida, tahad front levelit õppida, tahad dünaamilisi oskusi, mis iganes. Nii et see saal siis nagu erineb kui selle põhimõttel, et siin sa saad konkreetselt kalisteenika jaoks harjutada ja sa oled nagu eratreener ka siis või? Jah, just. Ma olen eratreener kui ka grupitreener. Oleneb, kuidas ise tahad. Kas tahad eratreeni tulla? Tule. Tahad grupitreeni tulla? Kui meil on pisut ruumi, miks mitte? Okay. Ja Harli, sina tegeled täpselt millega? No kalisteenikaga, või siin saalis ma olen sellepärast, et väga palju tegelen streetliftinguga, see on siis üks kalisteenika distsipliinidest ja üldiselt ilmselt näeb mind turundamas mu enda magneesiumit. Meil on siuke e-pood, True Performance ja siis see võtab enamus mu ajast ja. Et vaatajad nagu teaksid, et siis tegelikult on asi niimoodi, et täna me salvestasime siin sotsiaalmeedia klippi. Üks on väga crazy, ma võib-olla näitan seda ekraanil peal, kui ma tohin. Ja ühesõnaga ma olen nagu Harlil enda ettevõttega nagu turundust teinud. Ja siis Robin on nii lahke olnud, et on meid siia saali lubanud. Et sellepärast me siin nagu eksisteerime ja sellepärast siin see podcast ka toimub. Kerge koostöö, jah. Ja kuidas see tuttavaks aitab? Läbi kalisteenika, jah. Ma isegi ei mäleta, kuidas see päriselt nagu toimus. Ma vist olin võistluste kuskil või? See oli lihtsalt võistlev rääkimine, mis toimub, kuidas läheb. Ala kohta. Jaa, ma mäletan hästi. Meil oli vaata need võistlused on ju streetliftingus ja siis meil olid need siuksed nagu suured kettad Saaremaal minu arust oli vaata. Saaremaal mind ei andnud seda asja. No siis oli kuskil mujal. See oli Pärnus või? Esimene koht, kui ma T1 võistlused eelmine aasta või? Ei, ma käisin kohal seal. Esimest kord nägin Pärnus Eestikatel. Jah. Siis kui, jah. Ja siis juba sul oli see saal olemas on ju, aga siis on streetliftingut nagu sa ei teinud siin ja siis me rääkisime Kenniga ka, et meil oleks vaja nagu, või nagu oleks hea, kui oleks Eestis siuke mingi streetliftingu nagu spetsialiseerunud saal ka olemas. No kus saab nagu põhiline nõue see peenek ette toitur vaja. Jah, just, et sellega nagu annab hops paremini teha. Ja siis lõppude lõpuks sai tehtud nagu. Kas te koos pole mõelnud mingit ettevõtte? Pole kunagi mõelnud oma vägesid mulle tähendada. Et sotsiaalmeedias olete üht või teist juba teinud, aga... Otseselt mitte. Jah, kuigi meil on kalisteenikaga eraldi tulemas küll üks projekt, millest praegu võib-olla liiga varre rääkida, aga jah. Vaikselt midagi nipet-näpet teeb, aga suurt siukest nagu täispilti midagi ei ole. Otseselt niimoodi nagu tira mõttes. Kuidas kalisteenik on aastatega muutunud? Et nagu ma mäletan, et kui mina nagu noorem olin, et siis nagu kalisteenikast ma nagu ükski väga ei kuulnud, aga mul on üks hea nagu lapsepõrvesõber, kes tegeleb ka kalisteenikaga, et ta on seal gymmis seinte peal, Artur. Kuusmets. Jah. Okei, üle aegade või? Jah. Sa mõtled nüüd, kuidas see muutunud või kus areneb? Kuidas ta nagu arenenud on? Et näiteks, et kunagi on MMA-d ka nagu väga Eestis, aga nüüd on juba see raju ja muud asjad ja... No ütleme niimoodi, et see on kogu aeg olnud muidugi, see on viimased mingi 60-70 aastat Eestis olnud. Pole mingi otseselt nagu uus asi, aga nüüd edasi minnes aastatega, see on kogu populatsioon, inimesed on sotsiaalmeediasse postitanud, teised inimesed on näinud seda, mingi firmal hakkab koostööd tegema, sealt see laieneb kogu aeg on ju. Aga vanasti oli lihtne, lõuatõmbed, tipid, muscle-upid, äkki keegi hoidis mingi tahedat asja. See oli kõik on ju. Vanasti see, et handstand suur asi on ju, mingi esimene front lever, kes tegi paralleelselt hoidis ennast lihtsalt, see oli ka ju väga vapustav on ju. Aga nüüd see on rohkem nagu siuke kalisteenika atleeti osas rohkem nagu mainstream, kõik tahavad freestyle, enamus teeb freestyle täpselt. Staatilised elemendid on nagu see haiged asju. Ühesõnaga, et clear olla, et freestyle on siis nagu see, mis nagu jutumärk sisaldab nagu rohkem trikke
ja lihtsalt nagu nii-öelda see vanem kalisteenika lihtsalt teed nagu harjutused põhimõtteliselt. Me peaks sellest kohta rääkima, et staatika on siis staatilised hoidmised, kus sa oled kered hästi paigal 0-2 sekundini ja dünaamilised on liikuvad trikid. Kõige tavalisem, mida kõik peaks teadma, on lihtsalt toru pealt teed backflipi näiteks, teed mingi kraad ja samamoodi nagu tõukrattad, BMX-id, kõik asjad. Ja siis üldbaas on jõud lihtsalt, tipid, mis iganes. Aga nii-öelda see kalisteenika sõna või just see, et inimesed teavad, mis see kalisteenika tähendab, et see on see nii-öelda keha raskusega treening, siis minu arust seda nagu ei ole olnud päris pikalt. No, kui mina alustasin 10 aastat tagasi, siis nagu kalisteenika sõna nagu keegi kasutanudki. Oligi rohkem nagu mingi street workout'e tegime. Street workout või calisthenics inglis keeles rohkem tulnud. Et selles suhtes ta on nagu populariseerinud küll siin Eestis, et aina rohkem ka gym'is on näha tegelikult, kuidas need torud on nagu hõivatud juba. Et vaikselt see asi ikkagi areneb, jah. Ma mäletan neid aegu, kui torusid üksid asju nagu väga see leinudki gym'is, võib-olla lõuatõmbetoru oli kõik, aga nüüd on juba nagu... Ja välijõusal on ka ikkagi oli nagu tunduvalt vähem kui praegu nagu leida. Mis on siuke kõige suurem müüt kalisteenika kohta? Sest ma tean, et kunagi oli nagu see eelarvamus, et kui sa teed nagu kalisteenikat, sa ei saa ennast nagu suureks treenida. Kas on müüt? Jah. See on nagu... See ei ole nagu... See pole tõsi, sest et sa ikka mingi määra nagu treenid on ja hea asju. Aga kõige suurem müüt, mida mina tean, mida mina on kuulnud isiklikult, on see, et enam asju võtab balanssi. Lihtsalt balanssi, sa oled kehe ennast, keskpunktis mõlemal pool tugipunkti on sama palju massi, on. Et see on kõige suurem müüt, mida mina olen kuulnud selle kohta. Okay. Jah, nagu selle lihaste nii-öelda kasvatamisega, on ju. Ma ei tea, minu nagu viis selle peale mõelda on see, et kui sa juba treenid jõudu, siis juba eos tegelikult sul lihas kasvab. Kui sa alustad, siis on nagu eriti. Aga kui sa nüüd tõesti hakkad mingi bodybuildimist tegema, siis on nagu see, et kus võib tõesti nagu fokusseerida siis tõesti ainult bodybuildimisele, aga see kalisteenika on väga hea alus just selle, kus sa tahad nagu edasi branchida oma asju, et ka sa tahad powerliftingusse minna, ka sa tahad siin kalisteenika distsipliinidele edasi areneda, või siis ongi see lihaste kasvatamine bodybuildimine, on ju. Et selles suhtes nagu väga tugev aluse saab kindlasti kalisteenikast. Vist? Sorry? Kõige parem fakt, mis pidanud see ka, et kui sa tuled jõusaalist üle kalisteenikale, siis sul on kordades nõrgem siin, kui sa oled jõusaalis. Aga kui sa lähed kalisteenikast üle jõusaali, see on vastupidi efekt tõesti. Et sa jaksad ikka kõik asju teha, sa suudad ja mis iganes on. Kõik masinad, kõik reppe, harjutusi, mis iganes, saad teha nagu täiesti okei raskusega. See peab ikka tehnikat uuesti õppima, see peab ikka nagu seda baasjõud üles ehitada. Keha tundmine on väga suur asi, mis siin kalisteenikusse arened. Just. Ja mul on ka see, et ma olen terve elu nagu teinud jõutreeni, kalisteenikat absoluutselt mitte. Ja eks ta on ka niimoodi, et lõuatõmbed ma ei jõua nagu väga üldse teha, aga nüüd mingi 6 aega tagasi mingi esimese lõuatõmbera ja tõmbasin oma õlaga ära, aga seda vist rohkem teha. Jah, aga see on nagu mis teid ennast nagu tõmbas kalisteenika poole, kui te alustasite? Mul oli 9 aastat tagasi mu isa näitas, mu isa oli samamoodi jõusaali suurem vend siuke ja tegi lihtsalt tireltõusu. Rippudes, tõmbas puusast, tõbu läks toru peale. Siis mõtlesin, et okei, lihtne näeb välja, proovin ka. No ei saanud isegi jalgu üles, oli. Siis mõtlesin, et täiesti häiga, et see pole loogiline. Tema on nii palju rohkem must on ja ta teeb tõist taas, see tundub nagu üleäge asi, et proovin ka. Siis panin maale väikest toru mulle, siis tegin vaikselt asju, siis läksin maalt linna tagasi, olime nagu puhkusel nii-öelda, poekodus. Ja siis linnas hakkasin otsima, uurima, leidsin paari kodu lähedal mingi kilomeetri 2 kaugusel. Siis käisin seal tegemas ja lõpuks arenes siia välja, kus lihtsalt ongi nagu hobi muutub nii määrad tööks, aga sa ikka nagu teed seda tõsiselt ja kõik on lahe. Ma olen täpselt sama vaavad, ma olen täpselt sama vaavad. Ja Harli, kuidas sul? No mul, kui ma alustasin, siis mul on alati olnud siuke nagu mingisugune tagamõte endale, et ma tahaks nagu kontrollida oma keha ja nagu mõtteid, on ju, et ja sealt edasi nagu arenes see, et vaatas mingi YouTube videoid, kus mingid vägevad vennad kuskil Ameerikas ongi välijõusaad ja kõik on nagu ümber tegema, haibivad seda keskkonda
ja siis teevad neid mingi haigeid trikke, siis see nagu kõik nagu push'is mind ka tegema luvatõmbeid ja tipses. Ma ka alguses 12 aastat me neid ühtegi ära. Ja siis meil juhtus niimoodi, et üks kutt, kes meil nagu põhikoolis meist vanem oli, tegi väga heal tasemel juba tol ajal nagu seda kalisteenika trenni. Ja siis me väikeste poistena nagu hakkasime teda nagu jäljendama, vaata. Vaikselt tegime sealt edasi trenni ja siis saime juba temaga ise ka tuttavaks, siis oli nagu lahe. Ja siis tegime nagu tema kõrvat trenni ja sealt see nagu alustaski. Et mingi 14-aastaselt põhimõtteliselt alustasin, või läksin siis nagu mingi muude asjade pealt üle nagu kalisteenikale, siis sealt edasi juba mäletan, et esimene selline suurem saavutus oli mul, kas ma olin ikka 16, siis ma tegin kuki push-up, see tähendab seda, et sa nagu teed käte kõõrdes, aga sa teed laksu, teed selja tagant. Ja siis nagu sealt, see oli nagu esimene selline, kus ma olin nagu, et vau, et ma tunnen, et ma nagu kehas on kerge olla ja ma saan nagu teha vägevaid asju. Ja siis sealt edasi jah, pole nagu taha vaatanud sellele, et järjest edasi ja uute nii-öelda tulemusteni. Ma võtan vaatajatele meelde, et sul on siis, sa oled põhimõtteliselt, sul on nagu enda Magnesiumi firma ja siis sa nagu with Magnesiumi. Ma tahan küsida seda, et kuidas on kalisteenika mõjutan nagu seda ettevõtet, kui ta üldse on? Pigem on see, et ma saan nagu oma nii-öelda äripoole siduda kalisteenikaga, et kuna see on ka toidulisandid ja see maailm on pigem on just neile, kes tahavad võib-olla kõige optimiseerida oma seda nii-öelda tulemusi, mis ta siis nagu trennis saab, siis kalisteenika lihtsalt nagu läheb sulle kokku ja sealt läbi lihtsalt ongi sul inimesed, keda sealt igasuguseid projekte, videoid teha, et see toetab pigem, mitte et üks tuli teisest välja, vaid jah, et see käib nagu... Nagu käsikäes on kuidagi. Okei. Mis on teie arust sellised põhilised põhjused, miks inimesed üldse nagu valivad kalisteenikat? Teie kohta me oleme kuulnud, aga Robin, võib-olla kuna sul on nagu siin saal, et võib-olla sul on mingi teine perspektiiv, miks inimesed nagu sinna pöörduvad? Jaa, enamustel on see, et sul põhilised 2 varianti, on erandid ka on ju individuaalsed, aga põhi 2 varianti on see, et jõusel läks igavaks. Istud suur taskusi, midagi otsast muud ei tee, tõmbad ka muidugi on ju nipet-näpet, aga põhiline liikumine on lihtsalt, sa liigutad mingit massi punktist A, punktist B-sse. Teine probleem, või mitte probleem, põhjus, mis inimesed tulevad, on, et nad tahavad kehakontrolli õppida. Täpsemalt, kuidas individuaalselt liigesed ja lihased liigutavad, mis asju, kuidas, mis pidi, kui palju ja kõik see nipet-näpet. Individuaalid, kes tulevad, on põhiselt, et tahavad õppida mingid skilli teatud, näiteks ainult handstandi. Tahavad esimest luvatõmmet ära teha, neil on väga palju. Ja rohkem väga ei olegi. Ja tegelikult see kalisteenika saal on nagu väga huvitav mõte, sest kui ma nagu Harliga nagu esimest korda nagu suhtlesin, et ta mainis, et ta teab nagu kalisteenika saali, et nagu ma nagu ei osanud nagu ette kujutada, et mis see nagu endast võib nagu täpselt tähendada ja kui palju huvi selle võib olla, kui ma olen juba nagu siia tulnud, et siis siin on juba tegelikult päris korralikult inimesi. Et selles mõttes see on väga, mulle meeldib see koht nagu sellepärast, et see on nagu väga nagu loominguline idee, millel on nagu kindel oma nišš, vaata. Ja ma arvan, et see oleb praegu nagu väga õigel ajal, väga õiges kohas. Et siit võib nagu midagi väga lahedat välja areneda. Mis sa arvad, kuidas sa nagu ise nagu seda trajektoori näed, et kuidas see saal sul võib siit edasi areneda? Hea küsimus. Ma arvan, et suurema tõenäosusega mul oleks vaja varsti ehk siis mingi aasta-2 pärast, võib-olla hiljem natukene suuremat saali, sest et mul lihtsalt ei mahu inimesi ära. Ma pean mõnes inimesi isegi nagu ei ütlema vahepeal, kui meil on grupid täis ja nipet-näpet on ja tahaks tuua asju, mis Eestis veel ei ole meil, nagu see pidabe kasutada, täpsemalt ma mõtlen foambitti näiteks, samamoodi paralleelne toru on peal ja foambitel all julged kukkuda, julged asju visata, arenguaegs automaatselt laes rohkem on ja see on üks täielemaid trikke, ohtikumaid trikke muidugi ka veel, et neil on lihtsalt mingisugune risk ja lihtsalt ei julge igal pool teha neid. Jah, sa võid välja minna, sa võid visata liiva peale enda, aga see pole ka sama.
sa naturaalselt ei kukuks pea peale vabatahtlikult seal foam bitis, aga sa piisavalt proovid, kukud paar korda, sa võid rahulikult kaela peale kukkuda. Piisavalt sügav, vahta all, midagi ei juht suga. Et sudavat saaliks vaja ja lihtsalt seda nagu huumi põhiliselt. Ja nii et sinu mure on pigem see, et kus inimese rahv. Ja okei, no tegelikult see on väga hea mure, milleni sa oled jõudnud. Palju hullemaks vastupidi, et sul on väiksemad. Ai, siis ei valesti midagi. See on midagi valesti lihtsalt. Aga okei, ma panen Harri natukene on the spot. Nagu ma aru saan, sa käid siin nagu trennis ka, nii? Jah. Okei, kuidas sa seda saali vaatad? Mis on nagu sinu hinnang sellele praegu? No miks ma vahetasin siia, oligi mul on väga spetsiifiline tegelikult, sest ma teen Eesti mõistes tegelikult päris heal tasemel seda streetliftingut, mis siis tähendab seda, et sul on raskustega teed ühe lõuatõmbe või ühe tipi, ehk siis nii palju raskusid su jalga vahel mahub, siis saad nagu teha, on ju. Mis tavalistes gymidel ongi see miinus on see, et sul on need kettad on hästi laiad, ehk siis kui sa jõuad juba sinna 100 kilo juurde on ju, või isegi lõuatõmbel sul on 80 kilo jalga vahel, siis oled kuidagi niimoodi on ju. Ja päris paljudel need tipsi asjad, ehk siis rööpad on ju, need liiguvad ringi, need ei ole nagu paigal, toru paksus on väga erinev kõikidel. Et siuksed väiksed asjad ja kuna ma tahan nagu järgmise tasemele veel jõuda, siis lihtsalt nagu kõige loogilisem otsus oligi tulla siia, sest siin on kettad, siin on normaalsed rööpad, normaalne lõuatõmbekang ja ruumi piisavalt, et saab kõik asjad ära tehtud. See oli halvasti ka öelda, et sa pead nagu... See on hea moment, kus puid alla on. No see on põhjusega tehtud vahetus vaata, sest nagu see maksab rohkem ja nagu selles suhtes jah, võib-olla sa pead seda lihtsalt muutma, et kuidagi igaüks saab suvalisel ajal tulla. Et see on nagu ainuke miinus siin. Aga nagu siis sa pead lihtsalt ise vaatama oma graafikut ja veits nagu prioritiseerima seda, et kus sa tahad, mida teha. Kas sul on juba ideid ka, kuidas seda mure lahendada, et inimesi nagu siia avalt lasta? Jaa, miimäära ikka saab panna skoord luku on ja lihtsalt hooks ette ja kõik lihtne, aga hakkab mingi rohkem muus inimesed tulema või tundmatud inimese on ja keda takistab mingi asi koju viia. Jah, letting, asjad on ja saas vist mitte. Aga turvakaamerad? No turvakaamera, mida see nõuab? See nõuab kaamerat iseennast, internetti. Ehk siis sa peaks maksma kaameras, sa peaks internetti, siis on mingi äpp või mingi teenus äkki seal vahel veel lisaks. Võib-olla ei ole, okei. Siis ei ole, okei, sa maksad internetti eest tunnikus, igakuiselt. Või sa pead ootama, et see levi eest ka. Tegelikult on niimoodi, mul on endal turvakaamerat ka, et tegelikult on niimoodi, et sa saad SD-kaardi sisse panna ja ta tennistab sul 3 päeva, et teist hakkab nagu üle nagu salvestama. See on ka ühe variant. Mul on 2 tükki, mis seisavad. Jaa, okei. Mis sa tahad pakkuda juba? SD-kaarti ka võid sa... Ja nüüd tuleb see kikker müügi lausa vaat. Jaa, ma hakkan kaamerat edasi. Selle võrres me seda podcasti terve käib. Kõik müüvad oma asja. Okei, Harli nagu käib siin ja ta on suhteliselt rahul selle kohaga, aga kas sa oled Harli magneesiumit proovinud? Ei ole. Ei ole? No kurat. See on mingi käsi käest, võite millega keskele mind ja vaat saab nagu 2,5 tuulad. Okei. Sa saad selle pea kohe ära parada, ma teeks kahtlust, kuidas sa suhtud seda õdulisanditesse? Ma ei tea, ma võtta ühtegi praegu. Peaks võtma, aga ma pole... Aga kas sa kunagi oled võtnud? Jah, ma võtan. Aga miks peaks võtma? Ei, ma lihtsalt kõige vist lausa pole viitsin mõelda seda peale. Ma tean, mida ma peaks võtma, ma plaanin ka seda. Ma lihtsalt laiskon. Kõige lihtsam vastus. Ma võtsin muidu omega-3 magneesiumit, kreatiini, D-vitamiini ja multivitamiini. Ma olen multivitamiinide kohta kuulnud seda, ma ei tea, kas on tõsi, saate meid parandada, et nad tegelikult ei ole nagu väga funktsionaalsed või nad üldiselt ei anna midagi. Minimaalne, väga. No sul on, see on juba nagu toidulisandite enda probleem, et sul on, kuidas ma nüüd ütlen, multivitamiinid on sul hästi palju erinevaid vitamiine ja mineraale seal sees. Et see kõik sinna kokku panna
niimoodi, et see, mis seal nagu toote sees päriselt on ka, et see oleks ikkagi aktiivses vormis sellel hetkel, kui sa seda nagu endale manustad, see on üpriski keeruline, sest praegu nagu tooraine tootjad, kes siis seda C ja D-vitamiini nagu kokku meksivad, neis on päris palju probleeme just selle tooraine kvaliteedi pealt. Ja siis, kui sul lõpuks tulebki see produkt, kus sul peaks olema seal eri vitamiinid, siis see päris tihti ei ole nii-öelda siis nõuete kohane, et siis ütleme, et sa võtad seal C-vitamiini, C-vitamiini, ütleme, et sa võtad magneesiumi, sest C-vitamiin on omad asjad, aga ütleme, siis magneesiumi ütleb, et sul on seal 100 milligrammi magneesiumit, esiteks see kogus on juba väike aine, et sa tegelikult nagu sa peaksid ikkagi võtma juurde magneesiumit eraldi. Aga veel sellest 100 milligrammist sul on tegelikult seda toimainet, see on mingi 20 milligrammi. Ehk siis nagu see probleem on täiesti seal nagu omaette, ja Eestis, kus juures on ka nagu isegi välja toodud see eelmine aasta tegi põllumaja, see, mis on tema küll, mis ta oli? No põhimõtteliselt Toiduamet tegi toidulisandite testi ja just väikelaste multivitamiinid ja mis seal oli, sa võid selle üles otsida täpselt selle lause, aga põhimõtteliselt enamustel leiti, et pole nõuete kohased. Seal ei olnud kirjas ka täpselt, et kui palju see erinevus oli, aga nii palju kui teisi teste ma olen vaadanud, siis see olukord on suht kehvas on. Okei. Nagu ma õigesti aru saan, siis tegelikult multivitamiinid kui nagu kontseptsioonil on tegelikult toimivad, aga lihtsalt see, mida nagu toidulisandid edasi müüa nagu teevad, on see, et see ei ole tegelikult aktiivselt. Tegelikult see on nagu väga, kui mina saaksin ka ühte kapslisse panna kõik seda, mis ma nagu võtan, siis ilgelt mugav, täiega mugav. Aga just ongi need brändid, kes keda tegelikult ka huvitab, et see, mis nende nagu koostis on ka päris, et seal sees ja toimivad, siis neid on nagu väga vähe ja Eestis ma ei julge kedagi soovitada praegu, kes nagu multivitamiine niimoodi teeks, aga välismaalt nagu võib leiduda küll. Kuidas ma nagu enda jaoks kindlaks teen, et see toidulisand, olgu see multivitamiin, magneesium, proteiini pool, kuidas ma tean, et see on üldse, mida ma saan nagu teha selle jaoks? Kõige parem on see, kui sa leiad tootja, kes esiteks ütleb juba, et tal on nagu kolmanda laborite poolt testitud need koostised ja sellega on ka veel veits probleemi, sest kui nad ei tõesta või kui nad ei näita neid laborianalüüse, siis tegelikult ei ole testitud, ehk siis kõige parem on see, kui sa saad kas või kui sa lähed küsima selle toidulisandi müüja käest või siis ongi veebilehel nagu olemas see, et siin on selle partii testid ja siis sa saad ise vaadata, et okei, seal ongi see asi sees, mis ma tahan, et jah, erinevate vitamiinide ja mineraalide on nagu erinevad asjad, mis tavaliselt seal tööstuses nagu vittu lähevad, et raske on nagu väga sellist üldist nagu nõuannet anda, aga see, et jah, et sa leiad selle brändi, kes siis keda reaalselt huvitab, mis nende koostises on, et see on nagu kõige suurem soovitus, mis ma saan anda. Mis lisandeid siis jäävad on? Toidulisanditega on väga süke, et individuaalne see, mis sul vaja on, või mis sa tunned, et sa tahad nagu optimiseerida. Mis ma üleüldiselt inimestele nagu julgen soovitada magneesium on jah, reaalselt magneesium, sest seda ei saa lihtsalt enam nagu nii palju kätte. Aga see on reaalselt, sest kui sa reaalselt ei söö ainult nagu mingi kodu kasvatatud asja nagu rohumaa veisi, siis sa ei saa seda mineraali nagu kätte enam nii palju, sest lihtsalt see põllumajandus on selle kõik toitained nagu toidust välja imenud. Mitte kõik loomult, aga enamus. Ja just magneesium ka. Ja teiseks, mis siis magneesiumi kokku käib, Eestis eriti on hea D-vitamiin, seda ilmselt keegi ei kahtlusta, et miks ma peaksin D-vitamiin võtma. Aga D-vitamiiniga koos veel K2, mis siis põhimõtteliselt see on selline vitamiin, mida väga paljud võib-olla ei teagi, aga see aitab just hästi kaltsiumit õigesse kohta nagu viia.
ehk siis suht suur probleem ongi see, et kuidas see vere hüübimine tekib, on see, et kaltsium jääb veresoontesse nii-öelda kinni, et siis see K2 nii-öelda aitab nagu ikkagi õigesti lihastesse ja luudesse seda edasi viia. Ehk siis need 3 asja ja nüüd on nagu soovituslikud asjad, on kreatiin, kui sa tunned, et see on nagu tahad just, ma ei tea, trenni või jõuga kuidagi areneda, siis see on nagu hea. Seal on mingi kognitiivseid tulemusi on ka leitud, ma täpselt nende kohta ei oska nagu öelda, et kas kui tõesed need on, aga noh, kui see aitab, siis väga hea, võta. Siis samamoodi kalaõli on ka nii-öelda veretööle on nagu hea boost. Et see on ka siuke, no see on ka natuke keerulisem, see peaks ka nagu vaatama, mis on õige täpselt, aga jah, need 5 siis põhimõtteliselt on siuke asi, mis võib kindla peale minna. Robin, kui teadlik sa oled sellest, mis Charlie'st nagu rääkisid, kas sa nagu oled, kuna sa oled ise ka nagu trenni nimel, et kas sa nagu oled ise uurinud või oled varem sattunud selle info peale või see on nagu siuke asi, millest sa tegelikult ole nagu väga nagu teadlik? See kõik pole nagu, kõiki asjad, mis see ei ole uus on ja või sul ise tunnetama, mis sul vaja on, see on kõige tähtsam asi üldse, või sa paned üle ees kõht lahti ja midagi muud on ja hakkab lihtsalt välja ükskond seda ainet. Aga põhiline asi, mida mina ei ole vaadanud ega jälginud, on see, et kas see on nagu kellad, kuidas testid asjad, sükene kraam. Seda jah, selles suhtes, Eestis me oleme esimesed, kes nagu näitavad nagu neid tulemusi, mitte ainult ei tee, on ju kuskilt nagu, ma ei tea, seinte taga, vaid nagu reaalselt näitame kõikide, et näe, siin on see analüüsid, siin on täpselt nii palju asju sees, on ju, ja me oleme piisavalt julged ka, kes nagu avalikustavad kõike seda probleemi ja pakkumist nagu reaalselt lahendust ka, on ju. Aga kõhi käes niimoodi, väga enam asju sa teada, siis tuleb ma teadsin vähemalt nagu see kohta. Aga jah, võtta või mitte võtta, võid ise tunnetama just. Ja mu küsimus tuli nagu selle koha pealt, et ainuke asi, millest mina olin nagu väga teadlik, oli nagu proteiin ja kreatiin, sest need on need asjad, mida mina olen võtnud. Aga ega tegelikult nagu niimoodi, et ega ma nagu toidulisandite kohta nagu nii palju nagu väga ei tea ja ma usun, et tegelikult keskmine tarbija väga nagu ei uuri ka. Et isegi kui sa nagu käib nagu tegelikult mis on okei, sest tegelikult me ei peagi nagu kõik ju olemegi üks inimesed, kes nagu guugeldavad igat asja, mis me nagu võtame, et see lihtsalt ei ole võimalik tänapäeva ühiskonnas. Aga lihtsalt, et see on jällegi üks asi, mis mul nagu Harli poole eriti meeldib, ongi nagu see vaata, et ta toob need asjad nagu kõik välja, see on mul nagu käega katsutav. Proteiinipulbrite puhul ma olin niimoodi, et ma otsisin veebilehti, kus ma nagu kontrollisin, kas see, mis ma ostan, on õige või see on nagu täiesti mööda. Sest üks YouTuber, keda ma vaatan, Ryan Humiston, et nagu tema, kuna ta ise töötas kunagi proteiini tootmises, siis ta nagu seletas ära, et pakivad, mida nagu täpselt vaadata, et sa teaksid, et sa saaksid nagu õiget pulbrit. Enne seda ma ei teadnud, muidu ma arvasin, et pulber on lihtsalt pulber. Ega jah, enamalt nii ongi. Minu loogika oli alati see, et nagu kui inimene müüb nagu proteiinipulbrit, kuidas ta nagu saab valetada selle kohta, aga tegelikult saab päris ropult valetada. Siin ongi siuke minust 90-ndatel tehti see nagu seaduse muudatus, minust enne oli veel halvem seis, aga siis oli see, et ravimitööstuses sul on kindel see nii-öelda kontroll, et sa pead iga partiid testimist nagu näitama, et sul, kui sa mingit reaalselt, ma ei tea, ütle mingisugune ravim, mingi südameravim näiteks, on ju, kui sul ei ole seda toimeainet seal sees, on ju, või seal on mingi miksitud mingite asjadega, on ju, siis võib põhimõtteliselt inimese ära tappada sellele, eks ole, sest ta arvab, et võtab seda asja, aga tegelikult ei tule, on ju, seda. Aga toidulisanditel ongi see, et sul on regulatsioon, et okei, sul peab olema 20% piires see, mis sa sinna pakendi kirja paned, et sul on see koostis sees, aga reaalselt mitte keegi ei tule kontrollima seda sinu toidulisandit, on ju, kui sa müüd seda. Meid ei ole nagu kordagi kontrollitud kuskilt ameti poolt enne seda, kui me müüma hakkasime ja seda ei kontrollita, sest neil on nii palju, ma saan aru, miks seda ei tehta, on ju, aga nagu mingisugune regulatsioon seal võiks olla, aga jah, nii kaua kui seda ei ole, siis peab lihtsalt ise näitama ja tegema.
tuld tiibad su sellega. See on väga raske ettevõtmine. Ma tahtsin Robinilt küsida seda, et kaua sul see saal nüüd olnud on? sa mõtled valmis või koos ehitis? Kui sa oled siin tegutsenud, aga sa võid ehitusprotsessi kohta juba mainida ja ära tähele panema, korraks kontrollin kaamera. Sa võid vastata. Kaumus see on olnud, see on hea küsimus. Ma pole isegi otseselt lugenud. Firma tegime 10-11 kuud. Okei. Ehitasime seda esimesed, ennem seda oli veel 3 kuud ehitust, parandust, kõik muu lipendäpet. Okei. Kokku ütleme aasta 1 kuu, aasta 2 kuud uusalt. Kuidas su tagasiside on nagu klientide poolt seni olnud? Kas sul on midagi sellist, mis on sulle nagu väga kõrvu jäänud? Ei, siiamaani mitte. Muidugi inimesed poodi valetavad ka, vaata, et ausalt välja ei julge öelda, onju. Aga otseselt niimoodi, et kuule, et see on nagu täiesti pekkis, sul on sükest või ei ole. Okei. Ma ei tea, kõik on alati kiitled just, et kuule, et nii äge, sul pole põhimõtteliselt lagema. See on jumala pekkis. Nice, onju. Aga kõik rõõmad sa just läheb seda kohakin kokku ja sobib siukse nagu ongi tänavasport, kalisteenika ja peaks ime, pole sama tulemas põhimõtteliselt. Et see annab siukest nagu vibe'i ja seda emotsiooni kaasa sellega. Aga jah, siin oli mitte. Okei. Mis on su suurimad väljakutsed siin? Nagu me saali suurusest nagu mainisime arengust, aga... Kas mul praegu või oli? Mis on praegu näiteks? Praegu või? Jah. Praegu on kõige raskem on saali edasi ehitada. Mul on asju puudu siin, tahaks teispooli teha, kogu aeg nokitseda midagi vaata, aga täpsemalt aeg ja liitsumus jaks. Sest et ma olen ainukene treener siin, sama endan ise trenni, annan 6 korda nädalas trenne sees ja siis saali puhastab, koristad, nii et tipet meil siin. Sa oled iga päev siin? Põhimõtteliselt jah. Okei. Õil oli 1 vaba päev üle pikka aja, kus ma ei pidanud tulema siia. Jah, põhimõtteliselt. Okei, sa ei pea otseselt nagu summat ütlema, aga kas see on nagu tulus sulla? Jah. Okei, siis on nagu hästi. Aga kas sa nagu läbipõlemise peale ei karda? Kas sa oled mõelnud ka... Absoluutselt mitte. Ma pole mitte ühegi tööga, alaga, mingi muu asjaga läbipõlemist olnud. Et see on asi, et mul on väga lihtne mõtteviis. Kui sa alustad midagi, õpeta kaasa. Sa alustasid juba midagi, sa hakkasid tegema midagi, siis miks sa peaks selle pooleli jätma, kui juba nagu tõsiselt alustasid seda palju kõik selle aja seda alla, selle mõtlemise, proovid, asjad, ehitamise, mis iganes see võib olla, et alati võiks lõpetada see, kui sa on kindel eesmärk, kui sa tahad jõuda elus ükskõik milles tee lõpuni hea. Jah. Ma võin öelda, et see podcast on rohkem nagu loomingulistele inimestele suunatud. Ma ise teen nagu muusikat, et ma võin öelda, et loomingulised inimesed on nagu vägagi vastupidi tegelikult. Et pigem nagu loominguliste inimeste mure ongi nagu see, et mingid asjad nagu alustavad, jõuavad poole peale ja siis tuhmuvad. Et nagu selles mõttes see on nagu väga õige mõtteviis, mis sul on ja ma üritan ise ka nagu seda praktiseerida. Aga kas sa oled nagu alati nagu sükse mõtteviisiga olnud või see on nagu süke asi, mis sa oled pidanud nagu endale õpetama? See on rohkem süke, et üle aja välja arenenud rohkem. Kui võtame tagasi mingi 7-8, jah, ma olen noor, aga ikka ma selle huvigast tegin ise, kas see on, jah. Et siis ei olnud sükest otseselt, et tavai, et ma täiega teen seda ja ma ei lõpeta ära ja mis iganes. Muidugi see oli see, et proovib mingi erinevaid alasi, erinevaid asju on ju. Mõned inimesed on süüsed joonistatud ja tahtsid hästi joonistada, poolist seda ei sobi, tipet-täpet, vaata on ju. Aga lihtsalt üle aja selle trenniga ja kuidas sa treenivis viis näeb välja. See õpid. Kõige pahem näide see, et sa õpid näiteks frontlevelit. Ma õppisin 3 aastat, 2 aastat, 3-2 on jah, tipet-täpet. Sa õpid 2-3 aastat üht elementi, et saavutada 3 sekundit paigal seismast. Mõtta niimoodi, kui on seda asja, näiteks perspektiivi lihtsalt. Kas sul on ka midagi sellist olnud, mis on nii kaua aega võtnud? Minu ala on veits teistsugune, aga lihtsalt see, kui sul mingisugune barjääri tekib, vaata, kas mingi lõvatõmbele ei saa üle 70 kilo näiteks tõmmata teine, siis lihtsalt see, et sul ei kao see mõtte kunagi ära, et mul on ikkagi see fookus vaata seal, et ma tahan seda projekti, seda
tulemus kätte saada, on ju. Aga see lihtsalt teekond seal vahepeal nagu sul võib olla siuke hetk, kus sa nagu võtad natuke vaiksemaks, aga sa ei unusta seda kunagi ära, et sa võtad veits vaiksemaks, siis kui sul uuesti see nii-öelda veits rohkem energiat tuleb, on ju, no trenniga on päris nagu lihtne seda aru saada, et sul on nagu kehvem päev, on ju, kus jõudu nii-öelda nii palju ei ole, siis sa juba tead, et okei, täna siis ma teen natuke rahulikumalt, et siis järgmine kord, kus ma nagu puken ennast normaalselt välja, söön, on ju, hästi, siis järgmine kord ma saan nagu täiega uuesti minna peale. Et noh, need tavaliselt, kui sa võtad nagu enda mingisuguse loominguse projekti või midagi, siis võib-olla see nagu see downtime või kus see madalaeg võib-olla on lihtsalt pikem, aga lihtsalt point on selles, et sa kunagi ei lõpetaks tänu sellele, et sul on praegu natuke kehvemad. Et nagu noh, teine asi on ka see, miks mul isiklikult just läbi pole. Jah, see on mu töö mingi määral. Jah, see on nagu minu, üks suur osa on see, et see on minu enda projekt, see on minu enda firma ja kas seda on, jah. Ja teine see, et ma teen ise samal ajal seda, jah. Et see ei ole see, et ma lähen, olen kodus, teen ühte asja, kuskil mujal teen täiesti teist asja, mida ma otseselt nagu vabatahtlikult ei taha otseselt teha, on ju. Ja siis see raha sellest, et ma teen seda asja, ma saan raha, on ju. See pole niimoodi, see on rohkem see, et ma ise teen seda, mul võib seda teha, mul võib edasi asju õpetada. Ma olin professionaalne atleet juba ennem seda, on ju, noh, teise alaga muidugi. Et mis sa tegid? Vibulas on 8 aastat, 9 aastat. Okei, selle kohta ma tahaks kindlasti veel küsida ka. Et sealt ma sain rohkem nagu see distsipliini poole asjad, on ju. Ja nüüd miks ma ei võista ka enam otsa, et nii palju on sellepärast, et see pole eesmärks, pole põne enam. Tegi näha on siin oma karikad asjad ette, tiitid kätte, rekordid tehtud, on ju. Tee midagi muud. Proovime klubi välja arendada ja proovime nagu just tunne nüüd panna kedagi teist sinna atleedi poole ennast treenerametile ja mis vaatepilti kuidas nurk muudab nagu üldse ennast inimest, kuidas ma saan, kui hästi ma saan nii-öelda väljendada ja edasi anda selle infot, mida ma teen, kuidas teine peaks tegema, et see peaks tundma nipet-näpet. Et võta kui pooleli nagu challenge seda nii-öelda. Need enda põnevast teha see nii-öelda. Kui vana sa muidu praegu oled? Ma olen 23. 23, okei. Noh, selles mõttes, et 20 see on nagu süükka aeg, kus on ropult energiat, aga noh, kui sa 30 niimoodi jõuad siin saalis, siis see läbi põlemine, siis küll. Siis küll. Jah. Nii et võid vaadata treenerid ka väga hästi, just in case. Eks siis, ma arvan, on ikkagi sama nagu loogikaga paned edasi vaadata, et lihtsalt on nagu tunnedki, et noh, nii palju jaksu ei ole, siis võtad nagu rahulikumalt. Ja noh, kuidas ise nagu tunned, mille pealt sa nagu saad. Täpselt, nagu te mõlemad juba teate, et enda keha kuulamine on nagu number 1 asi ja see on ka oma vaimse tervise kuulamine, kui midagi on, siis saab tegeleda. Aga vibu laskmine, selle kohta, ma ei tea, kus nagu alustada. Ma tean, et seal on võistlusala nagu Eestis olemas, aga sa olid professionaalne atleet, mis see täpselt nagu tähendab nagu Eesti keskkonnas? Eesti keskkonnas, ma olin Eesti koondises. Üks 3 omanuse grupilaskest, kes käis välismaal võistlustel, iga võistlus olin kohal põhimõtteliselt, mis Eestis toimus minu alal. Noh, käisin muid alasi ka tegemas, sul on samamoodi nagu kesteenikus on ju. Sul on nagu tavaline platsilaskmine, 60 meetrit, just telekas näed, seisavad koha peal, lasevad, kõige teast tagasi toovad nooli ja lasevad uuesti. Siis ma käisin laskmas maastikud, kus on nagu loomakujud, erinevad distantsid, vahepeal öelda distantsi, vahepeal ei öelda, on ju. Erinevad kategooriad, seda tegin ka. Ja oligi see, et ma käisin välismaal Eestit esindamas kõik nipet-näpet oma nii-öelda 3 tiimiga. Okei, kuidas teil läks? Meil läks skõne, okei, vahepeal hästi, vahepeal halvasti on ju, nipet-näpet. Et midagi nii suht ei olnud mulle muidugi, noh, mina ise kogesin seda, ma ei näe mingit erilist asja, sest et ma ise olin seal. Küljavat võib-olla tundub, on ju, täitsa okei. Pisapad tunde alla, pisap proovid, iga kuidas saavutada. Et rohkem mul oli see, mitte see tiimi oma, aga mul oli individuaalne. Ma käisin individuaalselt, käisin nagu maastikul liidu alt laskmas. Mis oligi nagu vibuliit, on ju, seda alt saadete mind sinna. Noh, ma tahtsin minna, nad saatsid see soovituskirja, võistus ütlesid vastu mind, on ju, näpet ja igasugused asju oli seal igastahes. Kuidas professionaalse vibulask ja päev välja näeb või kuidas see? No, ma käisin koolis. See oli lihtsalt õige, sa käid koolis, sa koolid peale, koju saad võib-olla süüa, võib-olla saavad, kui hilja see lõppes, siis saali 3 tundi keskmiselt
võib-olla rohkem oleneb, on ju vahepeal treener ütles, et oi, et täna teeme mingi 300 noot laseme matti järjest. okei. No mis enne, et sul on mingi 6 noot korraga. 6 noot lased ära, tood tagasi, lased uuesti, mingi 10 ringi jäävad, väikse pausi, paned uuesti otsa. Ja okei, kui sa oled nagu, ma olen täiesti teadmatu sellel alal, kui sa oled nagu vibulaskja, ühesõnaga sa lihtsalt treening näebki selline välja, et sa lihtsalt harjutad täpsust või sul on mingid erinevad. tehnika. Tehnikatest täiega. Okei, nagu boksi harjutab paremat haaki, sama asi. See põhimõtteliselt su trenn on palju selline, nagu sa iga trenn lähed lihtsalt boksikoti juurde, oled seal 2 tundi näiteks. Iga trenn, ainult seal. Ja mitte midagi muud. mitte mingit jooksmeis, mingisuguse. Sa lihtsalt boksid. Okei. Või muud ja see on ainult tehnika peale. Okei. Jah, sa mingi määral harjud distantsidega, vahepeal väljas on kaugemad ja sees on lühemad, sest sa ei saa sellist nii kaugelt lasta, enamus saalides on ju. Aga põhiliselt jah, see on lihtsalt istud ja seisad, lased, tood tagasi, liigud tagasi. Ja tehnika lihtsalt raamatööriga, perfektselt. Okay. Aga kui sa ühte asja järjest teed kogu aeg, mis motiveerib sind nagu järgmine päev minema või kas sul meeldis see sport nii palju? Ma olin vahepeal väga väsinud, aga ma läksin võistlustele, siis minu alusel teised poisid käiga vastu võistlesin, nad ütlesid, et jälle esimest kohta sa lipad näpet, et see mingi verre tekitab midagi ega sulle asjad on ju, mis peab olema atleetile, eriti kui sa võistled suurema taseme on ju, et sa pead olema võistlük ka mingi määra. Aga lihtsalt see tunne, et sa tead, sa oled hea juba, sa tead, sa saab veel paremaks minna. Kui ma olin 15, ma lasin meesteklassis meeste vastu, sest et minu klass oli lihtsalt mõttetud. Nagu otseses mõttes, ma treener ütles, et see mõtleb poikest pinna meile meesteklassi lasma. Ehk siis sul on 5-aastane poist ja siis sul on mingi 37, mingi 40, 28 olemused. Ja lihtsalt laseb. Okei, mind huvitab üks asi veel, et kui nagu võrrelda nagu maailma tipp number 1 ja ütleme sellist keskmist professionaali, et mis on nagu nende eristatav faktor, et nagu tehnika on ju sisuliselt sama, aga kas on nagu mingi paari punkti erinevus või see on mingi... See tuleb lihtsalt selle põhimõtteliselt üks asi, mis sa võivad saavutada on, et lasta iga noo täpselt samamoodi. Sama ajastusega millisekundi pead, täpselt sama tehnikaga, käsi on kõik sama, tuul on sama, õhk on sama, mõte on sama. Ja mis eristab tippu nagu madalamatega on vastupidavus, ehk siis nad saavad need keskmine võistlus tasand 60 noot. 3 kaupa sees on ja 10 ringi, uuesti 10 ringi või 12 ringi, ma ei mäleta, see on mul juba. Ja siis teed uuesti 10 ringi, paus, 10 ringi või 12, üks aastat me mäletame. Ja mis vahe on see, et vastupidavus ja ühtlus. Neil on peaaegu sama tehnika, täpselt sama väljalaskmisaeg, täpselt sama höövad noot siin kinni, sama kauga. Kõik on üks ja sama. Ja punkti vahe, no mul trennis oli üks poiss, kes oli lasi ennast Eesti parimaks lõpuks, siis kui ma läksin edasi. Siis ta lasi lihtsalt nagu meesterassi palju üle, pani peaaegu makspunkte konstantselt võistlustel. Nagu makspunktidest on mingi 2,5 tükki puudu. Okay. Ehk siis, kui sa keske ei lasta, lasid alguses esimest seeria, lasid 3 loot nagu juba keskelt mööda, sa kahtlusid juba talle. Nagu esimese ringi ja vahepeal võistlus 3 tundi. Aga jah, ühtlus lihtsalt. Okei, aga põhimõtteliselt, kas ma saan õigesti aru, et professionaalne laseb siis põhimõtteliselt kogu aeg keskelend? Jep, põhimõtteliselt küll. Okei, ma pean seda küsima, kui sa olid Vibulas või kas sa kuulsid palju Robin Hoodi nalju? No jah. See oli tavalisem asi üldse. Kui pinda see sulle käis? Lõpuks ei huvitanud, sest ma tean, kas ma olen mina. Ei, aga tšukse said, see oli väga tavaline. Me tegime alguses nalja juba sellega, et ema paneb lapse trenni, kas ei väga hobid mul kümnas. See on oodatav nagu. Okei, kas te pole kunagi mõelnud, et mõni True Performance'i pakk siia mõiku panna? Oleme küll, jah. Oleme. Me täpselt see logistiline pool ja kus peaks kõik töötama. Ja pigem on, suur asi on selles, et meil on praegu viimane partii müügis ja peale seda tuleb kõrg muudatus meil, et siis pole mõtet isegi nagu all-in'i minna. Aga see on muidu selline teema, millest vist praegu nagu rääkida ei saa, Ei point on lihtsalt selle, saab ikka natukene, et meil on nagu, kus ma ütlen, meil on kaubamärgi muutus ja kaubamärk, ehk siis see True Performance, see logo kõik seal juures on ju, et
tuli, kui me alustasime sellega, siis me nagu ei osanud kuskilt uurida peale Google search'i, et kus on nagu, kas keegi on registreerinud juba sellesama nimega selles samas kategoorias, siis toidulisandites on ju. Ja me ei leidnud kuskilt midagi ja siis mingi mõni kuu hiljem tuli kiri meile postkasti, et teie kaubamärki vaidlustati. Alguses ma vaatasin, et see on mingi skämm, mingi teate küll, et email mingi tuleb, et sul on mingisugune, ma ei tea, juriidiline nõue on ju kuskilt tulnud on ja siis vaatad, et mingi, ma ei tea, Nigeeria prints on saatnud sulle selle meili on ju. Aga siis vaatan, kõik nagu tundub legit on ju ja siis tuli nagu mingi järelvärk ka ja siis me saame aru, et okei, olemegi nagu mingi vaidlustatud. Ja siis me hakkasime seda nagu ajama, alguses me võistlesime selle vastu, et me jätaksime siis omaenda kaubamärgi, aga kokkuvõttes siis taheti, see oli päris suur firma, kellega me siis nagu võistlesime, et see lõpuks tahtis meie kohtusse minna ja siis me otsustasime, et okei, see on see võistlus, kus me peame praegu alla andma. Et ja nüüd siis meil ongi viimane partii ja kui see müüdud saab, siis alustame uuega. Kuidas sind vaimselt mõjutanud on? Mul on kuidagi, ma ei tea, mul on päris paks nahk selle koha pealt, et nagu kui ma midagi muuta ei saa selle juures, siis nagu it is what it is. Et ma proovisin võita, tegelikult see on kahes nagu versioonis, et alguses on sul see Toak-amet, kes siis tegeleb sellega, siis selle vaidluse me tegelikult võitsimegi, aga peale lihtsalt seda kohtuasja, siis sa pead mingi hetk lihtsalt tunnistama oma kaotust, et ettevõtlus suht suuresti ongi nagu sport, nagu sa konkureerid tegelikult teistega, on ju. Et praegusel hetkel jääme selle koha pealt nagu alla, aga see ei olegi nagu minu nagu mõjutada kuidagi. Et ma sellepärast nagu endale mingisugust plaanu või mingit värki nagu võtma ei hakka, on ju, et saab ka teistmoodi lahendatud. Ja millal sa juba loodad nagu uut kaubamärki? Järgmise aasta alguseks, ma arvan, et saame tehtud. Aga siis veits siuke nagu logistika asi, et kuidas kõik pakendid ja koostised nagu kokku saab, aga kuskil järgmise aasta algus. Okei. Siis on hea kuulda, ma loodan, et sa nagu kliente nagu selle pealt nagu väga ei kaota. Kindlasti mingi periood on vaata, kus sa pead nagu inimestele nagu selgeks tegema, et mingi kerge muutus, et me oleme ikkagi need samad inimesed, lihtsalt nagu teine nimi. Et jah, eks seal mingisugune kerge muud, midagi võib-olla kaotame ka, aga ma arvan, et see mõte juba meil taga nagu jääb samaks, nii et ja tundub, et nagu väga palju mingid suured tegijad nüüd äkitselt ei muuda enda seda viisi, kuidas nad müüvad ja ostavad asju, nii et siis meil jääb lihtsalt see turg endale, et jah. Okei. Meil on juba kuskil 45-50 minutit räägitud, et tavaliselt ma teen niimoodi, et kuskil tund maksma teen episoodi, sest see on tavaliselt niimoodi, et inimesed kuulavad tunni läbi, kui läheb hakkab üle minema, siis väga mitte. Nii et ma teen niimoodi, et mul on 2 traditsioonilist lõpuküsimust. Ma teen need ära ja minu mõte on see, et tulevikus me teeme neid episoode veel. Lihtsalt mingi... Ja siis nagu individuaalselt, siis ma saan ühele inimesele keskenduda. Et täna oli väga hea nagu projekt, et tegelikult see on nagu väga huvitav vestlus, aga ma kardan, et ma ei suuda nagu nii sügavale minna. Meil on ka pikk päev olnud sellega, et korjutud ja tehtud siin. Ma usun, et me saame niimoodi tunni kätte ja ma usun, et see on nagu siuke nagu nice vaade inimestele ja siis nad nagu tutvuvad sellega, mis te teete. Robin, kas on midagi sellist, millest sa tahaksid rääkida, millest sa võib-olla pole jõudnud nagu rääkida siin? Hea küsimus. Mul tuleb sama küsimus või? Jah. Ma pean siis kuradi hakkama vaatama seda ette. Mõistas sa, et see taha minna? Ma ei tea isegi. Tahaks näha rohkem inimesi, kes teeks kasteenikat ise. Mitte otsa kellegi all, aga õpiks kuskilt nagu otse treeneri käes oli sükest, aga lihtsalt, kes ise hakkavad vaata ja alustavad, proovivad, vaatavad internetti, küsivad inimesed, kes teavad seda natuke ja lihtsalt prooviks ära esiteks.
sest et meil on inimesi, kes lihtsalt ei taha proovida seda, arvavad, et on liiga rasked. Arvavad, et nad peavad mingi asju tegema endam, peavad mingi ennem juusaist tugevaks saama, peavad kaalu alla võtta, mis iganes on, jah. Seal ei ole absoluutselt vahet tegelikult. ja ma isegi ütleks seda, et kalisteenikaga on alguses lihtsam jõudu arendada, kui nagu seal jõusaalis pumbata. Kus sul juba komplekssed liigutused, iga kehaosa kuidagi töötab, et Okei, ma küsin seda võib-olla nagu selle enda isiklikult põhjustel, aga nagu kuidas sa coach'id inimese sinnamaani, et ta teeb esimese lõuatõmbe ära, mis on nagu see Oleneb inimesest puhtalt. See on väga lai mõiste muidugi vastusele, on ju, aga esiteks vaja testida, et milline su lõuatõmbe muidu näeb välja, mis on valesti on, mis on parandusame, mis on nõrgad osad on, mis on nõrgad lülid on seal, sest et kalisteenikas on väga lihtne fakt see, et kõige nõrgem lüli annab alla. Sul peab olema, kõik peab mõnust tugev olema, teatud elemendid jaoks, lõuatõmbe, tipi, handstandi, leveri, planchi, backdoor, mis iganes on, jah. Sul peab kõik lülid olema valmis ja tulevad selle jaoks. Sest kui mingi koht lekib, põletikku, vigastus, paus. Väga lihtne. Aga mis nagu inimestel on, ma jään lõuatõmbe juurde, et mis nagu inimestel on nagu peamine asi, mis nagu seal nagu ette, kas on nagu jõud või see on tehnika pigem? Jõud. Puhtalt jõud. See on lõuatõmbe alguspunkt. Täpsemalt see hetk, kui muidugi enamus inimesed tee, aga kui sa lased õlad teiste tippu esiteks, niimoodi, et su õlad on kõrvadeni, siit maalt, ja sa hakkad siit tõmbama. Esiteks võrid õlad, hakkad siit minema. Kasutades enda selga, biitsepsit, forearmi, grip on põhiline seal. Et õlad on sisse, okei. Aga nüüd see esimene punkt kätega tõmbamist on kõige raske vaata. Kui sa oled poole peale, siis läheb juba lihtsamaks. Ilma lisaraskuseta muidugi. Kui sa lisaraskus, siis on vastupidi mingi määral. Aga esimene punkt ongi õlad sisse ja siit tõmbe on 90 kraadi. Ehk siis 90 kraadis käsi sirgu on kõige raskem osa kõigile. Ja tavaliselt ma olen näinud, kes saavad 90 kraadini ja nad tõmbavad ära alati juba. Aga sinnamaani jõudes, ehk siis 50% lõuatõmbest teha on ja võtab mingi aeg. Oleneb inimesest, oleneb, mis tal viga on, oleneb, mis tal juhtus, mis ta varem teinud on, kui hästi ta saab agu, mis talle öeldakse. Aga suur osa. Kas iga inimene on võimuline lõuatõmbe jaoks? Absoluutselt. Okei. Kui sul on üks käsi, siis sa saad. Sul ei ole kahtlasega, sul on ühte vaja. Okei. Aga viimane punkt selle koha pealt. Kui ma tulen, näiteks ma tulen siia, mul ei ole piisavalt jõudu, et nagu seda lõuatõmmet ära teha. Kuidas nagu siin saalis coachiksid mind, et kuidas ma nagu jõuan sinna punkti, kas nagu alguses rippumine, teen nii kõrgele kui suudan? Me teeme, esiteks vaatame, mis tugevad pooled on, nagu ma ütlesin, ja siis vaatame, et kuidas su keha on välja arenenud. Ehk siis sul on erinev viis ja mõned inimesed on arenenud rohkem plahvatuslikku, vähem vastupidavus, mõned on vastupidavad, aga ei ole nii palju seda plahvatust on ju, mõned on 50-50 on ju kõige perfektsem muidugi, et sa saad kõike, nagu best of both worlds. Aga praegu kuulad siis osusad teha ühe lõuatõmbe on ja ostaks sellest, vaatad, kas see tuleb välja, tuleb väga hea, teed nii palju kui saad, lähed pääseda kohe negatiividesse, lõug üle, mingi kasti abil või mis iganes, lased vaikselt alla, kui võid täiesti rippu, uuesti, siis paneks sinna otsa, paneks Austraalia lõuatõmbeid. Mis need on täpselt? Paned põlveõõna, paned sinna keskele paralletti peale, rahvas ei näe, sul on 2 paralletti, su keha ripub siin all, vahe näidata muidugi, keha ripub all, põlveõõn läheb siit teisest paralletti üle, keha on all ja tõmbad keha vastu, alustades siirete jättega, paned üle, keha vastu, hoidis keha perfektselt sirgelt, ehk siis põlvest kuni jalani, üks joon, suudes puus ette ja tõmbad. Sest et see on kõige lihtsam viis, kuidas läheneda lõuatõmbele ja tehnika on poolde sama, keha nurk on erinev muidugi, ehk siis see juu kalduvus on ka teine, rohkem tahab poole, mitte otsa alla. Aga kätte tehnika, kätte liikumine on peaaegu identne, täpsama. Okei, nii et inimesed, kes tahavad oma esimest lõuatõmmet ära teha, siis fly and hold saab. Jah, vabalt. Aga okei, Harli, kas sul on midagi sellist, millest sa tahaksid rääkida, aga võib-olla millest me ei rääkinud? No hoidke oma tervist, mõelge selle peale, sest kui sul on nagu
uni, toitumine ja veits ka viitsid liigutada, need on nagu, mida parem need on, seda selgem on ka sul peas. ega sa jälle Swedini välja ei vii? Mis? ega sa jälle Swedini välja ei vii? ei, ma just tahtsin nagu natukene niimoodi teha, et mis see üleüldine mõte on, et noh, kui sa enda tervise eest hoolitsed, siis sul on ka, siis on vaimselt on sul nagu natuke paremas vähemalt seisus, on ju. Et proovige neid asju nagu korras hoida. Healthy mind, healthy body, jah. Eks ta on küll, jah. Ja mina, jah, nii on. Okei, ja nüüd tuleb täiesti viimane asi. Ma annaks nüüd teile võimaluse küsida minu käest midagi, kui te seda soovite. Võite mõlemas küsida, võite üksi küsida ükskõik mida. Mis sul praegult, või kas sa tunned praegult, et sul on kuskilt, kuna me siin niisugune kalisteenika ja nagu spordi ja tervise podcast on praegu olnud, siis kas sa tunned, et kuidagi on sul läkkimas midagi selles osas? Mul on kindlasti see, et nüüd oli mul õlaasi, nüüd ma 2 nädalat ei saanud trennis käia. No, ma pean sinna nagu tagasi jõudma, kus ma hakkan uuesti alla võtma, et see on nagu minu peamine asi. Et jõukohabas ma oskan nagu ennast kasvatada, aga kehakaal on siuke asi, mis on mul nagu lapsest saati on siuke, mis kõigub. Et ma olen peaaegu six-packini mingi aega nagu välja jõudnud, siis on jälle ära läinud, siis ma olen jälle tagasi läinud. Et kaal on minu jaoks siuke asi, mis alati nagu muutub, et ma võtan väga kergesti juurde. Mis sa tahaksid nagu saavutada selles kohas? Tahaksid six-packi tagasi või? Ma arvan, et ma nagu, kui ma nagu sinna poole nagu püüdlesin, see oli minu jaoks puhtalt nagu edevus või midagi tahtsin endale tõestada, et see oli suhteliselt nagu ego asi, vaata. Ja aga kuna see on siuke nagu negatiivne energia, siis sa suudad nagu nii palju selle peale elada ja sinna nagu välja jõuda. Aga lihtsalt ma tahaksin jõuda võib-olla sinna kohta, kus ma olen oma kehaga nagu heas kohas, balanssis. Aga nagu ka mitte niimoodi, et see oleks kuskilt nagu negatiivist või mingisugusest väga tugevast emotsioonist nagu see peaksid nagu suruma, et okei, nüüd ma söön kogu aeg ülikinnid. Jätkusuutlik. Et nii palju, kui ma olen nagu kehakaalu kaotamise kohta uurinud, et see kõige hullem asi, mis sa teha saad, ongi nagu see, et sa teed mingit ekstreemdieete või sa võtad väga ruttu alla või et see peab olemegi nagu siuke, sul peab olema pigem õige toitumisharjumus, kui lihtsalt nagu see eesmärk, et sa võtad alla. Vaata, mina ütleks selle kohta oleks see, et ära pane mingid nagu otseseid limiite, et söö ikka neid, aga niimoodi, et sa võid ikka hästi ennast ka mingi määral. Et see tervisikumalt oli proovi natukene, aga see võiks olla nii mõistuse piirtas, et sa ikka nagu, sa ei tunne seda hetke, et ma ei tohi seda süüa. Sa mõtled, ma homme söön näiteks. Jah, selles suhtes ma olen teadlik, see on väga hea nagu nõuanne, ma usun kõigile, aga mul ongi vaata see asi ka, et kui ma lähen nagu ühte suunda, ükskõik millega, see peab olema toit. Et mul on niimoodi, et kui ma hakkan ühte suunda nagu kõndima, ma kõndin täie pasaga sinna. Et kui ma istun maha, hakkan monteerima, ma võin istuda seal hommikust õhtuni 2 nädalat ja siis võib olla ka siuke moment, et kus ma ei suuda lihtsalt sinna nagu minna, et ma lähen monteerima. Ehk siis sa teed üle täiega, siis teed väikse pausist ülusti üle ennast, siis pausi. Jah, et ma olen siin nagu väga palju vaimsest tervisest rääkinud siin nagu podcastis, aga mul nagu ongi just nagu see, et kas üks või teine. Et mu kehakaal väljendab ka seda, kus ma nagu vaimselt olen selles mõttes, et ma üritan nii kehakaalus kui enda elus nagu leida balanssi, kus ma suudan nagu jätkusuutlikult olla. Et see on minu jaoks olnud siuke asi nagu, mida ma õpin, milles ma olen paremaks saanud, aga see on ka nagu siuke asi, et sa õpid seda terve elu, sest see on minu jaoks nagu mingil määral addiction. Üks asi, mis ma veel soovitan, on see, et ära mõtle nii palju nagu välimusele, see on rohkem nagu byproduct, mis tuleb automaatselt treenimises. Mõtle just sellele, et sa tahad, pane mingi eesmärk pihta, tahad saavutada 10 tõmmet, ja tööta selle nimel lihtsalt. Ja see, mis juhtub ise naturaalselt juba. Ja seal see nii-öelda see lihase kasvatuse protsess tõob ka vaata. Ja kui sa siit puhtad nagu välimust lihtsalt, siis võin öelda, et sa lihtsalt ei jõua see hinna, kus tahad, sa laguned mentaalselt ära lihtsalt. Ja siis sa tekitad endale seda body dysmorphiat. Ja sa tekitad ebavajalikku stressi lihtsalt sellega, et ma ei ole mingiks hetkeks kuskil maal, kus ma tahaksin olla. Mis on nõme, sest et sa ei saa, kui reguleerida, siis sa mõtled, okei, ma panen hullema dieedi peale. 3 kuud hiljem seal antidepressantide peal tahan vast ära tappa, aga neid on nii palju. Mingi tüdrukud, kes tulevad, on mingi täiesti ära näljutanud ennast, ja neil tavalised hormoonid ei tööta, nad peavad mingi arsti juurde minema, suured vead on ja mehed, kes siis pinguvad,
jonnivad või lihtsalt ei suuda ennast väljendada mitte kuidagi enam. Tuttav teeb näiteks bodybuildingut ja casual võistlustel ja asju. Ta ütles ka, et tal on nii raske olla lihtsalt. Et suuda trenni, liiniks, teatud nõue välimusele, ise tahad ka hea välja näha, on ju. Et ta mentaalne seisund on niimoodi, et ütleb, lähen välja, ta ütleb, et ma ei saa, mul nii halb olla mentaalselt, et ma ei taha koduuksest välja astuda isegi. Ja siis see väsimus koobnum, mis iganes. Et tegelikult see on huvitav teema, mida jällegi nagu podcastis rääkida, nagu just nagu see, et kui sa oled nagu surunud ennast mingi räige piirini. Kas te olete ise midagi sellist läbi teinud? No ma katsetasin tegelikult nüüd enne Pärnu võistlusi, võtsin 6 ajaga üle 10 kilo maha ja üritasin, või noh, ma ikkagi nagu jätsin võimalikult palju niimoodi, et ma nagu jõud ära ei kaoks. Ja siis oli küll, noh, viimasel päeval ma lihtsalt, no ma tegin seda waterfasti ka, mis tähendab, et jood ainult vett, on ju, viimastel päevadel, et nagu mingi põhimõtteliselt viimase 2 päevaga mul läkski mingi 4 kilo veel alla, on ju. Et see, et kui sa isegi nagu 6 aega, mis noh, kui sa bodybuildingut teed, siis võid isegi mingi 6 kuud teha nagu seda ühte preppi, on ju. Aga juba seda 6 ajaga tegelikult nagu sa juba tunned ära, et kus kohas, noh, mina ei lase nagu ennast, kui mul kuidagi on nagu hästi läinud sellega, ma proovin nagu, kui ma jõuan sinna, et ma nagu tunnen, et mul nagu on, noh, valus isegi nagu vaimselt, on ju, siis ma lihtsalt nagu, okei, aitab, on ju, midagi peab muutma. Aga jah, et see sinna kohani jõuda, tegelikult on, sul pole nagu väga palju vaja, kui sa vaadake siuke inimene ka, kes paneb nagu täiega tahakki panna, siis nagu see hetk, kus see break-it point'in nagu jõuad, siis see on päris kiire tulema tegelikult, on ju. Ja selle jooksul ma käisin koolis, gümnaasiumis. Ma olin kokanduskoolis õppimas kokaks ja tundamist liipan näpet 2 aastat. Et jah, sa nagu suht selle podcasti siuke väljend ongi, et nagu balanssi peab hoidma, et kõigega. Ja see ongi siuke nagu elukestev õppe on iga asjaga eraldi. Aga lihtsalt see, et sa ei jäta kõike nagu, sa ei anna alla, on ju, kohe, kui mingi raskus tuleb, on ju, vaid lihtsalt sa võtad nüüd nagu tuure väiksemaks ja vaikselt paned edasi, on ju. Rutiin, täpsemalt. Päeselt su keres on üks sükke, mis käib kogu aeg põhiliselt samamoodi. Noh, päevad pole samad, sa ei käi samas koht, samas autos ei näe, on ju. Aga et su need põhifunktsioonid, noh, ärkamine asjad, on ju, magamine õhtul, süüksed asjad, mida sa sööd, palju sööd, mis tahted su on päeselt käiks rutiinis. See läheb välja, sul läheb mentaalselt nagu automaatselt sinu maailm, kuidas sa näed seda kokku hukkuma lihtsalt põhimõtteliselt. Jah. Ja sellel kurval toonil me lõpetame. Okei, aga mul oli väga fun, väga hea vestlus oli. Ma usun, et inimesed said siit midagi, ma sain kindlasti. Ja järgmise korrani ja siis davai. Tänan, et kutsusid. Davai.